Tere! Minu nimi on Toomas Täht. Ma võtsin täna kaasa ühe raamatu saksa kirjanikult Wolfgang Herrendorf. Selle raamatu nimi on Chick. Tegemist on noorteromaaniga, põnev, naljakas road movie nii-öelda. Sellest raamatust on tehtud teatriversioon ja näiteks hooajal 2012-2013 oli see Saksamaal enim mängitud teatritükk. Ja selle raamatu populaarsus on siiamaani väga suur. Seda raamatut on tõlgitud 30 keelde, eesti keelde kahjuks veel mitte ja ei tea ka millal see tuleb. Aga mina tõlkisin selle raamatu teatriversioonist ühe väikse lõigu, mille ma teile nüüd hea meelega ette kannan. Ja ma ei ole ikka veel rääkinud, miks mind psühhoks hüüti. Sest nagu öeldud, lühikest aega hüüti mind psühhoks. See tähendab, et ma pole päris korras. Aga minu arust on mõned teised seda nime rohkem väärt. Näiteks Frank või Stöpke oma välgumihkliga. Nad on igatahes rohkem segased kui mina. Või Nats. Aga Natsi hüüti juba Natsiks, nii et tal pole rohkem nimesid vaja. Ja see oli spetsiaalne põhjus, miks mind just nii hüüti. Selleks põhjuseks oli õpetaja Schürmanni antud kirjand 6. klassis, just pärast koolivaheaega. See oli tore suvi, parem kui reisil käimine. Minu vanemaid polnud peaaegu üldse kodus. Isa sõitis võlausaldajate vahel edasi-tagasi. Ta vist spekuleeris midagi ehituskruntidega. Ja nüüd me oleme pankrotis ja see maja, mis meile kuulub, ei kuulu tõenäoliselt enam üldse meile. Ja ema oli sel suvel Beauty Farmis. Ja siis ma kirjutasin ka selle kirjandi emast ja Beauty Farmist, Mike Klingelbergilt. Järgmises tunnis tohtisin ma kirjandi ette lugeda, või õigemini pidin. Mina ise ei tahtnud. Ema Beauty Farmis, mis tegelikult ei olnud mingi Beauty Farm. Mu ema on alkohoolik. Ta on alkoholi joonud nii kaua, kui ma teda mäletan, aga selle vahega, et varem oli see lõbusam. Üldjuhul muutub iga inimene alkoholi juus lõbusaks, aga kui joomine ületab teatud piiri, muutuvad inimesed apaatseks või agressiivseks. Ja kui mu ema taas kööginoaga elutoas ringi jooksis ning me koos isaga üleval trepil seisime, küsis isa, emal oleks vist aeg jälle Beauty Farmi minna. Ja nii algas suvi, kui ma 6. olin. Ma armastan oma ema. Ma pean seda siinkohal ütlema. Sest see, mis nüüd järgneb, ei näita teda võib-olla paremas valguses. Aga ma olen teda alati armastanud ja armastan ka praegu. Ta ei ole nagu teised emad. See meeldib mulle tema juures kõige rohkem. Ta võib näiteks väga head nalja visata, mida ei saa just teiste emade kohta väita. Ja see, et me kutsume kliinikut just Beauty Farmiks, on ka minu ema nali. Näiteks tenniseväljakul on nii. Järgmine nädal jälle laupäeval, jah, proua Klingenberg? Ei saa, sõidan ära. Oo, kuhu te sõidate? Beauty Farmi. Aga te näete ju väga hea välja, proua Klingenberg. See oli nali, härra Schubak, tegemist on võõrutuskliinikuga. Pärast seda läksime käsikäes koju, sest tema ei suutnud enam autoga sõita. Ma tästisin tema rasket spordikotti ja ta ütles mulle. Sul ei ole palju oma emalt õppida, aga on asju, mida sa saad õppida. Esiteks, kõigest võib rääkida. Ja teiseks, mida teised arvavad, on täiesti suva. Sellest sain ma kohe aru. Kõigest saab rääkida ja sitta teiste arvamusest. Igatahes see Beauty Farm. Alati, kui ta sealt tagasi tuli, rääkis ta igasuguseid huvitavaid lugusid. Näiteks oli kõigil seal kliinikus pappkastike ja sinna tuli kogu aeg sedelikesi visata. Sedelitele pidi eelnevalt kirjutama mingi soovi, kavatsuse, palve. Ja kuna see pappkastike oli nii väga tähtis, pidi ka üks sellele nime panema. Markeriga kirjutati siis see nimi kastikesele ja praktiliselt iga alkitoas rippus pappkastike, kuhu oli peale kirjutatud Jumal. Ja kus olid sees iga patsiendi unistused, sest enamus nimetas oma kastikesi Jumalaks. See oli olnud terapeudi ettepanek kastikest Jumalaks nimetada, aga võis ka muu nime panna. Mu ema pani kastikesele nimeks Karl Heinz. Kui mu isa seda kuulis, oleks ta naeru pärast peaaegu toolilt kukkunud. Ta kordas ikka jälle, issand, kui kurb see kõik on. Ja siis hakkas ta jälle naerma ja mina naersin ka. Ja mu ema jaoks oli see niikuinii kõik koomiline, igatahes tagantjärele. Ja selle kõik ma kirjutasin oma kirjandisse. Värvikuse huvides lisasin ka kööginoa episoodi. Ja kuna ma nii tuhines olin, siis ka selle, kuidas mu ema ühel hommikul trepist alla tuli ja mind mu isaga segi ajas. See oli pikim kirjand, mida ma oma elus olen kirjutanud. Vähemalt 8 lehekülge pikk. Klass läks täiesti pöördesse, kui ma kõik ette lugesin. Õpetaja Schürmann parus rahulikuks jääda, tõusis laua tagant püsti, läks akna juurde ja vaatas alla kooliõue. Mike, ütles ta ja vaatas siis jälle mulle otsa. See on sinu ema. Kas sa sellele ei ole mõelnud? Ja mina ütlesin, et ma tean, et minu ema on minu ema. Ja siis ta sai äkki väga vihaseks ja ütles, et midagi jälgimat
iiveldama ajavamat, häbitumat, kui minu kirjand pole ta veel kõigi nende 15 kooliaasta jooksul kohanud ja nii edasi. Ausalt öeldes ma ei saanud temast aru. Pole siiani aru saanud. Ma ju ei mõelnud midagi välja või nii. Ja siis mind kutsutigi üks vahepsühhoks.